Tere tulemast Võrgturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Mis oli siis veel üks asi, mida kõrvalt vaadates mulle tundus või kus ma nägin, kus on tekkinud ka sama muster mitte ainult võrgturundusmaailmas, vaid üldse koolitusmaailmas. Teate, mis see oli? Kõigile tahetakse pakkuda ühte lahendust. See tähendab, et nii rebasele, karule, jänesele, konnale, siilile, kõigile peaks sobima üks lahendus. Aga kõik on erinevad. Mis siis, et nad kõnnivad ja käivad umbes samamoodi, aga tegelikult on kõigil erinev lahendus. Võib-olla natukene sarnane. On ju? Ja koolitusmaailmas samamoodi räägitakse kogu aeg ükskõik mis mõte või idee või koolitussõnum, siis üks ja sama asi on see, et see sama mõte või see sama sõnum peaks sobima kõigile. Aga nii ju ei ole. Inimesed on erinevad. Kiirused on erinevad. Areng on erinev. Kõik on erinev. Mõte on sama. Selleks, et saada tulemusi, tuleb tegutseda. Me oleme sellega nõus. Ka ma olen sellega nõus. Aga kõigile ei sobi. Väga palju kiirust kogu aeg, see näe palju vaeva, mis iganes. Mis iganes see on. Ma võin neid näiteid tuua, ma jäängi neid tooma. Aga üks asi on see, mida keegi tavaliselt ei ütle, on see, et kui ma annan mingisuguse mõtte või idee, siis see ei pruugi täies mahus sulle sobida. Kahjuks seda ei tehta. Ja see on ka asi, mis mind jällegi tagasi tõi, et anda inimestele teada. Kui me anname neile soovitusi, kui me koolitame neid, juhendame neid, kui me tahame neid aidata ja kui nemad tahavad, et neid aidataks, siis ütleme neile ausalt ja siiralt. See, mis ma sulle just rääkisin, võib osaliselt sobida sulle. Võib-olla täielikult. Sinu asi isiksusena on proovida ja katsetada, mis sellest infost sinu jaoks sobis. Kui panna praktikasse ja tunda ära iseennast. Kuulata erinevaid nõuandeid, koolitusi, mõtteid ja võtta igast ühest see osa, mis on sinulik, mis sobib sulle personaalselt ja kasutada seda siis või modifitseerida ja kasutada. Kõik ei kanna 45 numbrit kingi. Kõigile ei sobi väiksem ega suurem number, aga me kõik tahame, et kõik saaksid sama numbri ja täpselt nii. Ja see oli see, mis ajas mind marru. Kuidas me saame luua meeskonda ja teha koostööd, kui me tahame kõik panna sama kasti, sama mõõdupuu järgi tööle? Maailm ei käi nii. Vaatame loodust. Väga hea näide loodusest. Looduses ei ole pingutust kogu aeg ja kiirust ja ei ole ülesöönud hunte ja selliseid asju. Looduses on, võta kass, väga hea asi on kass, väga hea näide. Mida teeb kass? Magab, vaatab, kulgeb. Kui ta näeb hiirt, siis tal on pingutus, see on lühiajaline. See on kalkuleeritud ja kindla eesmärgiga. Saab hiire kätte, sööb ära, elu läheb edasi. Puu, põõsas, lill, kõik on samamoodi. See on loomulik areng ja kasv. Seal ei ole vaja näha pingutust ja palju vaeva. See on meile peale sunnitud, rumal, loll, idiootne idee minu arust.
kõik lapsed peavad käima koolis õppima asju, millest neil elus suures osas mitte midagi kasu ei ole. Sest et kõik lapsed peaksid saama kõik ained head. Ei ole normaalne. Sest et üks laps oskab joonistada, see on loomupoolne anne, ja teine laps oskab paremini kehalises kasvatus, füüsiline on tema jaoks rohkem. 3. on musikaalne, 4. oskab numbritega toime tulla, 5. on loovus rohkem. Kõik see. Eks mida ma tahan öelda? Tänapäeva maailm on hullumas. Kõik tahavad anda nõuannet ja suruda oma mõtet peale. Ja tahavad, et kõik see sobiks kõigile. See ei saa kunagi sobida. Mitte kunagi. See ei ole kunagi sobinud ja ei saa sobima. Miks siis meie teeme samamoodi? Inimesed on kõik erinevad. Kõigil on isiksus. Kõik tahavad õitseda, kasvada, nii nagu nemad, nii nagu nende kaasasündinud anded on. Igal inimesel on kaasasündinud anded, mis on automaatselt nende jaoks lihtsam õppija arengutee. Ja kõik ülejäänud tegevused saab delegeerida või teha neid võimalikult vähe. Sest et see on see, kus sa hea oled. Ja mina arvan, et inimene peaks leidma enda seest ülesse selle, kus ta on hea, kus ta tunneb ennast hästi ja tegutsema siis, arendama neid pooli. Ja koolitus ja soov ja nõuanne, olgu see toode või teenus või meie äri või mis iganes nõuannet sa tahad anda, siis proovi meeles pidada. See võib toimida ühtedele inimestele, aga see kohe kindlasti ei toeta kõikidele. Anna inimesele teada, et see on see, mis sobis näiteks minule või mis sobis, ütleme, et sellele või sellele inimesele. Aga leia siit endale, mis sulle sobib, mis on sinule loomupärane. Ja kuidas ta teada saada? Pane praktikasse. Ja siis vaata ja mõtle, kuidas sa tegutsed. Ja siis kasuta seda, mis sulle sobib. Sest see, mis sulle sobib, seda sa ei saa valesti teha. Sa teed nii, nagu see sulle sobib. Inimesed näevad, tunnevad ja nüüd nad tahavad sinuga rohkem suhelda, sest sa oled päris, sa oled ehe. Sa ei pea enam kandma maske ja proovima olla see, kes sa ei ole. See on see, mida ma avastasin, mis on jällegi üks mingi kindel muster, mis läbib väga paljudes võrkturundusettevõtetes, esindajate ja kõikide teiste puhul. Saagem selleks, olgem see, kes sa oled. Inimesed näevad seda ja nad tahavad rohkem siis meiega suhelda. Ma loodan, et sa said siit väärtust. Jaga seda, kui sa said väärtust. Jaga oma meeskonnaga, oma sõbraga, share'i oma lehel, mis iganes. Ärme karda, et me oleme täna nii hea elukutse juures, kus me saame ise areneda, aidata teistele areneda ja tunda ennast hästi. Olla seltskonnas, kus sa tunned ennast hästi, kus inimesed üles tõstavad. Pane vaik, kui sulle meeldis või kui sulle ei meeldinud, vajuta subscribe nuppu ja pane see väikene kellanupp vajuta alla, kui sa tahad saada teavitusi iga kord, kui uus video tuleb välja. Ja kommenteeri. Anna teada, mis sulle meeldis, mis sulle ei meeldinud. Võib-olla sul on oma lugu rääkida, võta muga ühendust. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervel maailmale. Mina tänan.